on 29. juuli 1939 kõrgel K2 mäel. 3 meest leiavad sureva alpinisti ja jätavad ta sinna elusana. Kuid 2 päeva hiljem ei tule neist keegi tagasi. 4 surnukeha, 0 vastust. Möödunud on 90 aastat ja isegi praegu vaidlevad alpinistid endiselt selle üle, mis seal üleval juhtus. Ühed nimetavad seda tragöödiaks, teised mõrvaks. See on K2 kõige vastuolulisem reetmine. Tere tulemast saatesse Extreme Edge'i, kus me räägime selle loo tagamaadest. Dudley Wolfe oli jõukas Ameerika seltskonnategelane, kes sündis New Yorgis 6. veebruaril 1896. Tema isa oli kohviimportija, kes sai tuntuks väljamõeldud lugude rääkimisega oma aristokraatlikust taustast ja oma reisidest läbi India, kus ta tiigreid jahtis. Tema ema seevastu oli jõuka ärimehe Benjamin Franklin Smithi tütar. Koos oma 3 vennaga kogusid nad 1880. aastateks umbes $30 miljoni suuruse varanduse, mis tänapäeval oleks peaaegu $1 miljardi väärtuses. See võimaldas Dudleyl kasvada üles luksuslikus keskkonnas. Ta õppis mainekates internaatkoolides ja hoolimata oma pingutustest õpingutes, tema akadeemiline areng oli kehv. Kuid ta armastas sporti ning kooli ajal mängis ta jalgpalli, jäähokit ja oli isegi silmapaistev paadisõidus ja jahis, näidates esimesi märke oma seikluslikust vaimust. 1916. Aastaks oli ta koolist lahkunud ja tal oli raskusi töö leidmisega. Teda ei huvitanud pereäri, mis oli selleks ajaks muutunud kinnisvara ja raudteeimpeeriumiks. Selle asemel tahtis noor Dudley inimesi aidata ja kuna Euroopas käis sõda, ei suutnud ta mõelda paremale eesmärgile. Kui ta USA sõjaväkke halva nägemise ja lampjalgsuse tõttu vastu ei võetud, ei andnud ta alla. Selle asemel Dudley astus vabatahtlikuna Euroopa Punase Risti kiirabikorpusesse, mida ühed sünnist saati jõukalt noormehelt ei ootaks. Ta teenis isegi Itaalia Croce di Guerra ja kampaania medali. Hiljem liitus ta 1918. aasta oktoobris Prantsuse võõrleegioniga, teenides seal kuu aega kuni lahingute lõpuni Läänerindel. Pärast sõda naasis Dudley Ameerika Ühendriikidesse Omahasse ja kuna tal polnud muud võimalust, ta hakkas aitama perekonna kinnisvaraäri juhtida. Kuid tema süda ei olnud selles. Ta soovis elult enamat. Talle meeldis vabas õhus viibida ja ta veetis palju aega unistades töödest, mis võimaldaksid tal väljas töötada. Siis ootamatult avanes tal võimalus. Ja 1924 aastal Dudley elu muutus igaveseks. Väike kõrvalepõige sellel kaoserongil. Kui soovid olla osa ekstreemsest kogukonnast, vaata eksklusiivseid videoid, mis on tehtud just sulle. Saada varajane ligipääs meie muule sisule ja hääletada sisuküsitlustel, siis liitu meiega Patreoni lehel. Kohtume seal. 1924 aastal kutsuti Dudley ja tema vennad oma 94-aastase vanaisa tohutusse Meini mõisasse. Sel ajal peeti teda laialdaselt Uus-Inglismaa rikkaimaks meheks. Ühelgi tema vanaisa vendadest polnud endal lapsi, nii et tohutu perekonna varandus anti üle Dudleyle ja tema vendadele. Selleks ajal arvatakse, et vennad olid väärt hinnanguliselt $100 miljonit ehk tänapäeva rahas umbes $1,4 miljardit. Dudley oli määratud saama üheks Ameerika rikkaimaks meheks. Ta ei pidanud enam töötama. Ta võis oma aega veeta tehes seda, mida ta armastas. Kuid kummalisel kombel otsustas ta kandideerida Harvardi ülikooli. Isegi ilma akadeemiliste kvalifikatsioonideta Dudley võeti üllatuslikult vastu 1925 aastal. Just Harvardi ajal hakkas ta tegelema sellega, mis sai üheks tema tõeliseks kireks. Jahtide võidusõiduga. Siin tuli tema armastus ekstreemse vastu selgelt esile. Järgnenud aastatel veetis ta lugematuid tunde Atlandi ookeanil võidusõites ning võitis isegi Brooklyni jahtklubi Deep Sea Challenge Cupi. Ta tellis 1929 aastal 60-jalase kuunari Mohawki ning sai esimeseks inimeseks, kes võistles 60-jalase jahiga üle Atlandi ookeani, võisteldes King and Queen's Cup Classicil ning lõpetades teise kohaga palju suuremate aluste vastu. Pärast Harvardi lõpetamist leidis Dudley end taas ristteel. Tema armastus jahtide võidusõidu vastu polnud enam endine ning ta väsis seltskondadest, kuhu ta sattus. See viis Dudley Euroopasse, kus ta hakkas tegelema mägironimise ja suusatamisega. Dudley oli suusatamises loomupäraselt andekas. Ta harjutas peaaegu iga päev ja kasutas seda igapäevaelu pingetest vabanemiseks. Aja jooksul sai temast tuntud Alpide nõlvadel liuglemise oskuste poolest ning ta suutis isegi suuskadel ületada Mont Blanci massiivi. Samal ajal hakkas ta ka ronima, kuid spordi tehnilised küljed olid tema jaoks siiski väljakutsuvad.
hoolimata oma jõukusest ja seikluslikust vaimust, kirjeldati teda kui õrna, rõõmsameelset ja üsna häbelikku inimest. Kuid see ei takistanud tal tõelist armastust leidmast. 1934 aastal abiellus ta Alice Blaine Damroshiga, kes oli osav suusataja ja looduse sõber. See oli peaaegu nagu nad oleksid teineteise jaoks loodud. Praeguseks võid sa mõelda, kuidas jõukas, jahti omav, kogenematu mägironija maa kõige ohtlikuma mäe surmatsoonis ära eksis. See osa meie loost algas 1938 aasta alguses, 4 aastat pärast abiellumist. Ühel õhtul Dudley ja tema naine kutsusid palju inimesi oma uhkesse Fifth Avenue korterisse Manhattanil, et näidata slaide oma suusa- ja mägironimisseiklustest Euroopas. Nii juhtuski, et Saksa-Ameerika mägironija Fritz Weisner oli kutsutud. Vaid aasta varem oli Fritz pidanud kõne Ameerika Alpiklubis, kus ta avaldas oma julge plaani korraldada ekspeditsioon, et esmakordselt K2 tippu ronida. Fritz teadis, et ekspeditsioonile rahastuse leidmine saab olema keeruline, kuna Ameerika majandus polnud 1938 aastal hea. Nii et ta pidi leidma ronijaid, kes suudaksid ise oma kulud katta. Sel ajal maksis kogu ettevõtmine umbes $17 500 inimese kohta, mis on tänapäeva rahas lausa $309 000. Kui Fritz rääkis Dudleyga tema korteris, sai ta kiiresti aru, et tal on vedanud. Dudley haaras kohe kinni ideest ronida maailma teisele kõrgeimale mäele, hoolimata sellest, et tal puudus igasugune kogemus kõrgmäestikes. Aga vähene kogemus polnud teda kunagi takistanud oma teisi elueesmärke saavutamast. Lõppude lõpuks, kui ta suutis ilma kvalifikatsioonideta Harvardi sisse saada ja jahiga üle Atlandi ookeani võidu sõita, siis peaks mäkketõus olema ju lihtne, eks? Nagu selle kanali pikaajalised vaatajad teavad, ei ole ühe maailma kõrgeima mäe vallutamine mingi jalutuskäik pargis. Ükskõik millise Himaalaja tipu vallutamine, olgu see siis kõrgeim või mitte, on hoopis midagi muud kui Alpides ronimine. Sellel ajahetkel ajaloos ühtegi maailma 8000 meetri kõrgust tippu polnud veel kunagi vallutatud ning K2 ise oli üks suurimaid väljakutseid, millega inimene silmitsi seista võis. Tõustes enam kui 28 251 jala kõrgusele merepinnast, jääb see suuruselt alla vaid Mount Everesti mäele. Kuid hoolimata sellest, et ta on veidi madalam, täna peetakse seda palju ohtlikumaks. K2L on maine oma äärmise järskuse, tuhandete meetrite tehnilise kalju ja jääronimise ning igal hetkel ähvardavate lumetormide, kivivaringute ja laviinide tõttu. Dudley jaoks ta oli vähe kokku puutunud ekstreemse mägironimise selle poolega ning kui ta tahtis ekspeditsioonil ellu jääda, pidi ta treenima kõvemini kui kunagi varem. Mis puudutab Fritzi, siis tema meelt ei saanud enam muuta. Tal oli vaja Dudley rahalist panust. See oli oluline osa tema eesmärgi saavutamisel viia esimesed ameeriklased 8000 meetri kõrguse mäetipu tippu. Tõenäoliselt teadis Fritz tol ajal, et otsust Dudley kaasata võib ohustada nii meeskonda kui ka miljonäri. Kuid teisest küljest kaasnevad elu suurimate tasudega sageli märkimisväärsed riskid. Dudley ei pruukinud koolis olla kõige targem poiss, kuid ta polnud rumal. Ettevalmistuseks ronimiseks üritas ta 1939 aasta kevadel vallutada Mont Blanci ja Pies-Paulu tippu, kuid tal ebaõnnestus mõlemal katsel, isegi giidi abiga. Väljavaated ei olnud head, kuid Dudley jäi motiveerituks, uskudes, et need on vaid väikesed tagasilöögid ja et tema jõud ja tahtejõud viivad ta sinna, kuhu ükski alpinist pole varem jõudnud. G2 tippu. Märtsiks kohtus Dudley Inglismaal Fritziga, kus nad hakkasid ostma kogu ekspeditsiooniks vajalikku varustust. Dudleyl oli palju raha ja kuludelt ei hoitud kokku. Nad ostsid tolle aja parima varustuse, sealhulgas rasked telgid, täispuhutavad madratsid, priimused, naertega saapad ja magamiskotid. Toiduks võtsid nad kaasa rohkelt kuivatatud toiduaineid, piima, puuvilju ja köögivilju, kuid suurem osa energiast, mida nad ronimisel tarbisid, tuli konserveeritud toidust ja kuivatatud lihast. Fritzi ja Dudleyga liitus veel 4 mägironijat. Jack Torrance, Chapelle Cranmer, George Sheldon ja Tony Cromwell, kes oli ekspeditsiooni asejuht. Tony oli samuti jõukas mees, kes ei pidanud tavalist tööd tegema. Erinevalt Dudleyst veetis Tony oma aega mägironimisega üle kogu maailma ja oli Fritzile ideaalne kaaslane. Meeskond palkas 9 šerpat ja veel palju kandjaid ning koos püüdsid nad võimatut. Vallutada K2. 29. märtsil 1939 Dudley kohtus ülejäänud meeskonnaga Genovas ja astus pardale laevale SS Conte Biancamano, mis viis nad Bombay linna Indias. See oli nende 6-kuulise ekspeditsiooni algus ja esimene samm ajaloo tegemisel. Siit edasi meeskond sõitis.
40 tundi rongiga Rawalpindisse, kust 2 autot viisid nad edasi Srinagari Kashmiri orus. Aprilli lõpuks mägironijad kohtusid šerpade ja kandjatega. Kuid sel ajal, 20. sajandil, ei olnud mäeni teed. Selle asemel Taadli ja meeskond pidid jalgsi läbima üle 530 kilomeetri, et jõuda K2 jalamile. Kui nad liikusid jalgsi ja hobustega, pidi see läänemeestele tunduma nagu täiesti teine maailm. See tuleb hästi välja Toni kirjeldusest, kes kirjutas. See on tõepoolest kõle ja viljatu maa ning see, kuidas elanikud siin hakkama saavad, täidab mind pideva imetluse ja hämmastusega. Hünkad on täiesti taimestikuta, mida leidub vaid niisutatud jõe setelehvikutel. Pärast kuud aega teel, päevast päeva matkates, Dudley nägi lõpuks mai lõpus esimest korda K2 tippu. Heas tujus rajasid tema ja ülejäänud meeskond peagi baaslaagri 16 500 jala kõrgusele. Järgnes see raske osa, mille pärast nad tulid. Mäe otsa ronimine. Peaaegu kohe tabas meeskonda tõsine tagasilöök, kui Chappell Cranmer jäi raskelt haigeks. Teda ravis Jack, kellel oli vähe või üldse mitte meditsiinilist väljaõpet, andes talle isegi üle 2 tunni kunstlikku hingamist, mis tõenäoliselt päästis tema elu. Seega, enne kui nad jõudsid isegi baaslaagrist kaugemale, oli neil juba 1 mees vähem ja aeg tiksus. Kui nad tahtsid ronimisakna jooksul tippu jõuda, pidid nad mured kõrvale jätma ja hakkama edasi liikuma. Järgmise kuu jooksul tegid Dudley ja teised kõik endast oleneva, et kõrgusega kohaneda. Nad vedasid üle 700 naela varustust ülespoole esimesse laagrisse. Siit edasi nad jätkasid varustuse viimist teise laagrisse, mis oli peamine madalama taseme varude asukoht. Kõige rohkem hoiti seal üle 0,5 tonni varustust. Kõik näis Dudleyl hästi minevat. Ta sai ekspeditsiooni algfaasis hakkama, kuid kui nad hakkasid ülespoole ronima, muutus olukord. Tema kogenematus hakkas välja paistma ja mõned teised ronijad hakkasid väitma, et tema kohmakus oli neid ohtu seadnud. Kuid ta oli kõigile meeltmööda ja näitas, et on kõva töömees. See hoidis teda Fritzi soosingus, kes ilmselt tundis Dudley vastu sümpaatiat tema rahalise panuse tõttu ekspeditsiooni. 21 juuniks tabas meeskonda aga järgmine suur tagasilöök, kui mäge räsis tugev lumetorm. Temperatuur langes -2 Fahrenheiti kraadini ja meeskond oli üle nädala sunnitud viibima 4. laagris. See mõjus ülejäänud ronijate vaimsele seisundile hämmastavalt rängalt. Ma mõtlen, kas sa saudad ette kujutada, et oled lõksus külma ja kõleda mäe otsas, kus pole eriti midagi teha, et aega veeta. Samal ajal kui tugevad tuuled peksavad su telki. Paljud mõtlesid ilmselt, kas see oli märk, et pärast tormi järsku lõppu. 29. juunil koju tagasi pöörduda. Kuid erinevalt ülejäänud meeskonnast, Dudley ja Frisk jäid sama motiveerituks kui varem ning aitasid meeskonda julgustada edasi liikuma. Hämmastaval kombel jätkas meeskond suurepäraste edusammude tegemist. Kuu lõpuks ronis Fritz üles kurikuulsa Haussi korstna, 100 jala kõrguse prao kaljuseinas. See on äärmiselt ohtlik ja tehniline osa ronimisest, kuid õnneks Dudley jaoks Fritz oli paigaldanud kõied, mille abil sai ta kogenematut ronijat üles tõmmata. Nendega liitusid 2 šerpat ning koos rajasid nad 5. laagri. Kuid hoolimata meeskonna esialgsest rõõmust hakkas kurnav ronimine Dudleyle rängalt mõjuma. Kui Jack jõudis 5. laagrisse, uuris ta Dudley jalgu ja avastas šokeerivalt külmakahjustuse tunnuseid. See oli tõsine probleem. Kui seda ei ravita, nahk ja koed hakkavad surema ning kahjustatud kehaosa tuleb eemaldada. Kuid Dudley ei paistnud sellest heituvat. Selle asemel kogus ta julgust ja liikus aeglaselt edasi 6. laagrisse. Jack soovitas alguses, et Dudley peaks mäest alla tagasi pöörduma, kuid Fritz lükkas selle ettepaneku tagasi ja lubas tal jätkata. Mõned peavad seda hoolimatuks otsuseks, aga mida sina arvad? Kas Dudley oleks pidanud sellest seisundist tagasi pöörduma? Sellegipoolest jätkas Dudley koos meeskonnaga. Iga päev oli nüüd võitlus nii looduse kui ka iseendaga. Tema ronimisoskused polnud just kõige paremad, kuid selle võrra oli tal rohkem tahtejõudu ja jõudu. 14. juuliks, pärast mitut rasket kuud mäel, olid nad lõpuks rajanud 8. laagri. Kuid nüüd hakkas Dudley keha talle vastu töötama. 20. sajandi alguses balloon hapnik polnud veel nii populaarne kui tänapäeval mägironimismaailmas. Sellised ronijad nagu Dudley pidid hoolitsema selle eest, et nad kõrgusega korralikult aklimatiseeruksid. Aga isegi siis on nii pika aja veetmine 10 000 jalgade kõrgusel merepinnast nii uskumatult ohtlik kui ka kehale väga raske. Selleks hetkeks olid nii Dudley kui Fritz veetnud hämmastavad 3 nädalat üle, 22 000 jala kõrgusel.
Siit oli meeskond nüüd piisavalt lähedal, et teha tipurünnak. Kuid allpool hakkasid asjad lagunema. Tšekk oli sunnitud taanduma teise laagrisse, kuna tal hakkas hapnikupuuduse tõttu tekkima hüpoksia. Kui ta kohale jõudis, ta leidis laagri segamini olevat ja Tony oli kaotanud igasuguse motivatsiooni ekspeditsiooniga jätkata. See oli tõsine probleem, sest nüüd puudus ühendus mäel kõrgemal olevate inimeste ja nende olulise varustusliini vahel allpool. Kuid kõrgel mäel, kus Dudley, Fritz ja mitu Sherpat valmistusid viimast 900 meetrit ronima, ei teadnud nad, et olid oma varustusliinidest kaugele ette jõudnud. See pidi hiljem neile kätte maksma. 17. juulil alustasid Dudley, Fritz ja Pasang Lama oma viimast tõusu, K2. See oli nüüd kõik või mitte midagi. Kas neil õnnestub teha ajalugu, saades esimesteks alpinistideks, kes jõuavad ühe maailma 8000 meetrise tippu? See oli kõik, mille nimel nad olid töötanud ja nüüd oli see nende käeulatuses. Kuid kui nad liikusid edasi 8. laagrist, oli Dudley jõudnud oma piirini. Tema keha ei suutnud enam vastu pidada ja ta pöördus tagasi laagrisse. Üle nädala Dudley jäi 8. laagrisse üksi, samal ajal kui Fritz ja Pasang liikusid tipu poole. Mul on raske ette kujutada, kui üksildasena Dudley end tundma pidi. Selleks ajaks ta oli tõenäoliselt luuludes ja kannatas tõsise valu käes, sest külmakahjustus näris aeglaselt tema jalgu. Ainus heli oli lõikav tuul, mis peksis vastu tema telki. Allpool pead pööritav sakiliste tippude avarus ulatus silmapiirini ja meenutas hirmutavalt tema üksindust. Ta oli täiesti üksi metsikul mäel, ilma kuhugi minna. Kõik, mida ta teha sai, oli loota, et kas Sherpad või mõni teistest mägironijatest tuleb tagasi. Mäe kõrgemal osas tegid Fritz ja Pasang oma viimast tiputõusu 19. juulil ja hoolimata sellest, et nad jõudsid tõelisest tipust vaid 800 jala kaugusele, otsustasid nad taanduda, kuna Pasang keeldus hirmu tõttu edasi minemast. Selle otsuse kohta kirjutas Fritz hiljem: ma kahetsesin laskumisel mitu korda, et olin järele andnud. Oleks olnud palju lihtsam meil tippu jõuda ja järgmisel hommikul raske osa kaudu tagasi tulla. Isegi taandumisega unistus polnud Fritzi jaoks veel läbi. Ta uskus, et nad võivad lihtsalt naasta 8. laagrisse, koguda varustust ja teha veel ühe katse tippu jõuda. Kuid kui ta kohale jõudis, ta oli õudusega avastanud, et Dudley oli kogu aeg üksi olnud. Fritz ei suutnud mõista, miks meeskond allpool polnud toonud rohkem varustust ega miks keegi polnud tulnud neid vaatama. Selleks hetkeks Dudley'l olid tikud täiesti otsas, mis tähendas, et ta ei saanud süüa teha ega isegi lund veeks sulatada. Dudley ja Fritz ei teadnud sel hetkel, et ülejäänud meeskond all arvas, et kõik mäe otsas olnud inimesed on hukkunud. Mõni päev varem oli üks Sherpadest jõudnud umbes 150 meetri kaugusele 8. laagrist ja hüüdnud 3 korda, kuid Dudley ei kuulnud tema hüüdu. Pärast värske laviini jälgede nägemist ta arvas, et mägironijad olid mäkke tõustes hukkunud. Dudley oli nüüd väga halvas seisus, kuid suutis siiski püsti tõusta ja koos laskusid kõik 3 meest 7. laagrisse. Kuid alla minnes tabas neid õnnetus. Dudley kohmakus põhjustas tema kukkumise, mis oleks peaaegu viinud kõik 3 meest Godwin Austenil juustikule alla. Õnneks nad suutsid ellu jääda ja jõudsid turvaliselt 7. laagrisse. Kuid kohale jõudes olid nad õudusega avastanud, et varusid oli vähe ja nende telgid olid lume alla mattunud. Nüüd algas võitlus ellujäämise nimel. Ronijad teadsid, et peavad varude saamiseks allpool asuvatesse laagritesse minema. Fritz väitis, et Dudley pakkus end 7. laagrisse maha jääma, kuni tema ja Pasang laskuvad. Kuid pärast nii pikka aega kõrgusel viibimist on võimalik, et kumbki meestest ei mõelnud selgelt. Dudley kannatas selgelt nii külmakraadide kui ka kõrguse all. Kui Fritz ja Pasang mäest alla läksid, leidsid nad laagri järel maha jäetuna ja peaaegu ilma toiduta ning baaslaagrisse jõudes olid nad kurnatud ja vaevu suutsid kõndida. Fritz oli ülejäänud ronijate peale maruvihane, väites, et nad jätsid nad mäele surema ja ähvardas neid isegi kohtusse kaevata. Tony vastas Fritzile teravalt, väites, et oli Dudley kõrgele mäele maha jätnud ja mingil määral tal oli õigus. Sellest hetkest alates Fritz ja Tony said surmavaenlasteks. Kuid hoolimata nende erimeelsustest oli veelgi suurem ja tähtsam probleem. Dudley. Ta oli taas kord üksi K2 mäel. Ja seekord mägironijad pidid taas ohtlikule mäele üles ronima, et teda päästa. 25. juulil hakkasid Jack ja 3 Sherpat mäkke tõusma, kuid jõudsid vaid 4. laagrisse. Siit edasi vaid 2 Sherpal jätkus jõudu edasi minna ja jõuda 6. laagrisse. Mõni päev hiljem Pasangi Kuli ja Tenzing Norbu lahkusid baaslaagrist abiväena
ning suutsid ühe päevaga ronida hämmastavad 7000 jalga, jõudes 6. laagrini õhtuks. Selline ronimine oli võrreldav palju hilisema alpistiiliga, mis peagi hakkas mägironimise maailma kujundama. 29. juulil lahkusid Pasankikuuli, Pasankitar ja Finsu 6. laagrist, samal ajal kui Tenzing Norbu jäi samuti maha. Lõpuks jõudsid nad Tadliini. Nad ootasid, et neid võetakse vastu suure elevusega, kuna nad tulid teda mäelt alla tooma ja tagasi tema luksuslikku ellu viima. Kuid nii see ei olnud. Selleks ajaks kannatas ta selgelt kõrgushaiguse käes. Kui nad tema telgile lähenesid, leidsid nad ta seest kössitamas ja põrand oli kaetud tema enda uriini ja väljaheitega. Tal polnud vett ega sooja toitu ning ta ei mõelnud selgelt, kui keeldus lahkumast. Selle asemel palus ta Sherpadel järgmisel päeval tagasi tulla ja lubas siis laskumiseks valmis olla. Tõenäoliselt rääkis temas kõrgushaigus, mitte tema ise. Nii pöörane, kui see lugu ka poleks, ma ei olnud valmis kuulma, mis edasi juhtuma hakkab. Sherpad jätsid ta tegelikult maha ja nad ei saanud tormi tõttu enne 31. juulit tagasi tulla, 2 päeva pärast seda, kui nad ta selles õudses seisundis leidsid. Aga kui nad lõpuks teele asusid, oli see viimane kord, kui keegi neist elusana nähti. Pole teada, mis Sherpadega juhtus, kui nad vapralt järgmisse laagrisse tagasi läksid, lootes Dudley elu päästa, kuid 2 päeva pärast sai Tsering aru, et nad ei tule tagasi. Ja ta suundus kiiresti tagasi baaslaagrisse. Jack ja teised olid šokeeritud, nähes, et Tsering tuli üksi tagasi. Oma päevikus kirjutas Jack oma mõtetest uudise kohta, et keegi ei naasnud 7. laagrist. Ta ütles, et Sherpad on kindlad, et midagi kohutavat on juhtunud. Weisner arvas teisiti. Ei, tundub võimatu, et nii võimeka grupiga oleks midagi juhtunud. Fritzi tollased mõtted võivad tunduda absurdsed, kuid pidage meeles, et isegi tema ei teadnud, kui surmav see mägi tulevastele ronijatele saab olema. Fritz otsustas korraldada 3. päästeoperatsiooni. Võib-olla sellepärast, et ta tundis end süüdi, et jättis Dudley üksi 7. laagrisse. Süütunne võib olla inimese jaoks kummaline tunne. Kujutage ette raskust, mitte füüsilist koormat, vaid midagi palju raskemat, mis surub sinu hingele. See on mineviku vea kummitus. Hetk, mida sa sooviksid kustutada, see on süütunne. Ja mõne jaoks see rõhuv koorem ei vii vaiksele enesevaatlusele, vaid ohtlikule, meeleheitlikule hulljulguse teele. Võib-olla pidi nüüd Fritz uskuma, et ta suudab Dudley päästa. Kui mitte, ta peaks leppima oma rolliga tema surmas. Fritz oli ainus mägironija, kes oli piisavalt tugev, et proovida veel kord mäkke tõusta. Nii et 3. augustil asus ta teele koos Tseringi ja Tava Tondub Sherpaga. Aga edasiminek oli vaevaliselt aeglane ja nad jõudsid pärast terve päeva ronimist vaid esimesse laagrisse. Siis tabas mäge taas torm, mis jättis mehed jälle lõksu. Just sel hetkel näis, et Fritz oli kaotanud kogu lootuse ja jõudis lõpuks järeldusele, et Dudley ja 3 Sherpat olid kõik oma elu kaotanud. Neil polnud enam midagi teha. Ja nii otsustas Fritz, et nad pöörduvad tagasi baaslaagrisse. Kui nad kohale jõudsid, olid nad haletsusväärses seisus. Mehed pakkisid kokku, mis võimalik, ja arustasid pikka teekonda tagasi Srinagari poole, kus Fritzil tuli silmitsi seista esimese paljudest vaidlustest keskendus ideele, et ta oli vastutav mitte ainult Dudley surma eest, vaid ka kaudselt 3 Sherpa surma eest. Seda ideed surus tugevalt Tony, kes jätkas väitmist, et Fritz oli Dudley tapnud. Oma Srinagaris viibimise ajal oli Tony isegi rääkinud Briti kogukonnaga, väites, et Fritzi juhtimisoskused olid kohutavad. Järgnenud aastatel pidi Fritz ikka ja jälle selgitama, mis mäel juhtus ning mõned raportid vihjasid, et ta oli surmade eest vastutav. Lõppude lõpuks oli tema ainus kogenud alpinist. Kriitikud väitsid, et ta oli liiga keskendunud tippu jõudmisele ja tema juhtimine aitas tragöödiale kaasa. Esialgsed kirjeldused ronimisest panid suure osa süüst tema peale. Mõned väitsid isegi, et Fritzi auahnus seadis tema meeskonna ohutuse tahaplaanile. Kui ta naasis Ameerika Ühendriikidesse, andis Fritz intervjuu New York Timesile, kus ta võrdles K2 ekspeditsiooni sõjaga, öeldes, et peame arvestama kaotustega. See ei meeldinud paljudele mägironimiskogukonnas, kes uskusid, et ta otsib vabandusi Dudley hülgamisele. Samas leidus ka neid, kes asusid Fritzi poolele. Tagantjärele vaadates oli see tõesti keeruline olukord. Ühelt poolt on juhi vastutus, teiselt poolt on sul kõrgmäestiku ronimise karm reaalsus. Kas see oli valesti läinud kalkuleeritud risk või hoopis otsustusvõime puudumine? Ühtset vastust, millega kõik nõustuksid, polegi. Arutelu kestis aastakümneid. Mõned nägid Fritz Weisnerit kui kangelast, kes nihutas piire. Teised aga kui hoolimatut juhti, kes ohverdas meeskonna liikme. Dudley Wolfi surmatragöödia jääb K2 ronimise ajalukku
sünge peatükina. Ning küsimus Fritzi vastutusest on arutlusel ka tänapäeval. Üks asi, mida me täna teame, on see, et on üllatav, et keegi üldse ekspeditsioonilt tagasi tuli. Aastakümnete möödudes ja inimeste ronides maailma kõrgeimatele tippudele, nagu Everest, Kanchenjunga ja Lhotse, K2 ise paistis silma oma eriti ohtliku iseloomu poolest. Tänapäeval peavad enamik mägironijaid Karakoram 2 töö kõige ohtlikumaks mäeks planeedil Maa. Dudley ja 3 Sherpa, kes läksid tema elu päästma, surnukehi ei leitud kunagi ning neist said 4 uut nime pikas nimekirjas, mis andis K2-le hüüdnime Tapjamägi. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos. Ole julge ja ela vapralt!